Tere tulemast vaatama folderit dokumendihalduse tutvustust. Kui kasutaja registreeruda ja esimest korda sisse logida, siis näeb sellist vaadet. Siin üleval, kus on firma nimi OÜ, on siis näha teie ettevõtte nimi. Vasakul pool on peakaustad või teemad, nagu me neid kutsume. On projektid, partnerid, raamatupidamine, personal, aga need on lihtsalt peakaustade ettepanekud. Tegelikult saab neid loomulikult nii eemaldada, muuta kui ka kustutada. Näiteks kui partnereid sellist kausta tarvis ei ole, siis lähen hiirega siia peale, klõpsan sätete nupul ja valin kustuta. Kui tahan mõnda uut teemat luua, siis klõpsan siia loo uus teema nupule ja vajutan loo, ongi olemas. Et need on sisuliselt kaustad, nagu kõik teisedki, nad lihtsalt kuvatakse siin vasakul pool välja, et nendele oleks pidevalt hea ligipääs ja süsteem paremini struktureeritud. Lisaks nendele siin on 2 erilist kausta. Üks neist on nimega tiim. Nagu siin öeldud, siis sellele kaustale saavad ligi kõik teie tiimi kasutajad. Ehk et kui te lisate enda konto alla lisakasutajaid, kaastöötajaid, siis nemad saavad automaatselt vaikimisi kohe sellele teemale, sellele kaustale ligipääsu ja näevad selle sisu. Ühtegi muud asja teie süsteemis nad ei näe, kui te ei ole seda spetsiifiliselt neile lubanud. Nii et siia tiimkausta alla võite panna mingisugused näiteks dokumendihalduse kasutuspoliitikad, mingid reeglid, mingid materjalid, millega kõik tiimiliikmed peavad tutvuma, või võite sellega täiesti tühjaks jätta. Lisaks sellele on siin siis sisse tulev kaust ja nagu öeldud, siia jõuavad siis failid, mis on saadetud e-kirja manusega aadressile see. Igal firmal on see siis loomulikult erinev, unikaalne ja kõik, kes seda aadressi teavad, kas teie ise, teie firma töötajad või partnerid, kellele te seda jagate, kõik saavad teile siis teie süsteemi saata faile. Kõik attachment'id jõuavad siis siia kenasti ritta ja need saab siis hiljem tõsta vajalikku kohta. Kui nüüd soovime mõnda faili lisada, siis valime selle jaoks esmalt mõne teema, näiteks raamatupidamine, loome siia alla mingi kausta, näiteks 2020. Kausta saab muidugi luua nii palju kui soovite. Ja kausta alla saab luua siis omakorda kaustu ja muidugi faile panna. Näiteks loome siia jaanuari nimelise kausta esmalt ja kopeerime siia sisse siis mõned failid. Faili saab folderiti uploadida klõpsates siia sinisele nupule lae üles või siis lihtsalt oma Finderist või Windows Explorerist failid siia lohistades. Klõpsan uuesti kausta nimele ja on näha, et sellised failid on meil nüüd üles laetud. Kui ma tahan neid tegelikult siia jaanuari kausta, siis ma lihtsalt valin need, mida ma soovin sinna tõsta. Võtan siit kinni, võtan hiire nuppu ja lohistan nad siia sisse. Nüüd on meil 2 faili kaustas 2020 ja jaanuari kaustas on samuti 2 faili. Kui fail üles laetakse folderiti, siis juhtub kohe paar asja nii-öelda kaadrite taga. Üks neist on see, et kõigist failidest tehakse 3-kordne varukoopia serveri poolel turvalisuse huvides. Teiseks genereeritakse failist preview või eelvaate fail ja sellest annab tunnistust siis see pisike suurendusklaasi ikoon, mida siin ikooni juures näete. See tähendab seda, et kui ma sellele ikoonile klõpsan, siis ma saan nii PDF-i, Wordi dokumentide, pildifailide puhul näha eelvaadet. Saan selle dokumendi siin samas süsteemi sees avada. Saan ka teksti siit kopida ja kuhugi mujale pastida. Saan siit otse ka printida ja faili alla laadida. Ja nagu näha, siis mitmeleheküljelised PDF-id on samuti kenasti vaadeldavad. Sama toimib siis JPG, PNG ja igasuguste pildifailidega ja nagu öeldud, Wordi dokumentidega. Ja kolmas asi, mis juhtub, on see, et failid indekseeritakse, OCR mootor käib nad siis üle ja muudetakse nende sisu otsing võimalikuks, nii et kui selle dokumendi sees on mingisugune
mingi fraas mitte dokumendi nimes, siis leiab selle dokumendi ikkagi üles. Ma näitan seda natuke hiljem. Laeme mõned lisafailid siia juurde. Näiteks see ongi hea näide. Hea näide just selle poolest, et nagu näha, siis faili nimi ise ei ole absoluutselt kirjeldav. Lihtsalt numbrite jada ja ei ole aimugi, millega on tegemist, enne kui seda siis ei ava ja ei vaata. Aha, see on Adobe arve, selge. See siin on nimekirja vaade. See on failide nimekiri. Siin on nimi, märksõnad, kuupäevad, on vaikimisi tulbad, aga neid saab kohandada. Sellest peagi. Praegu klõpsan ühele failile peale, et näha faili detailvaadet. Ja siin see on. Nagu näha, siis siin on mõned tühjad metaandmeväljad ja üks eeltäidetud väli. See on siis dokumendi unikaalne number, genereeritakse süsteemi poolt automaatselt. Ja siin all on näha logi, on näha, et fail on lisatud kasutaja poolt folderit.com, see on siis see kasutaja, millega ma parasjagu sisse olen loginud. Ja täpne kellaaeg ja kuupäev samuti näha. Kõik tegevused logitakse, kaasa arvatud see, kui keegi teie süsteemi kasutajatest näiteks kasutab eelvaadet, vaatab seda dokumenti. Kui keegi dokumendi downloadib, vajutan siia praegu lae alla nuppu, dokument laaditakse alla, värskendan vaadet ja kohe ilmubki logisse lisa sissekanne, et fail on alla laaditud selle kasutaja poolt, kell see. Nii et kõigest, mis teie süsteemis toimub, mida iganes keegi teeb, kõigest jääb jälg, selgesti jälgitav. Räägime metaandmetest. Kui tahte nüüd neid andmeid siia lisada, midagi muuta, siis on siin tööriistaribal nupp muuda. Klõpsan siia peale ja saan sellele dokumendile panna mingi ilusama nime. Saan lisada ka märksõnad, näiteks finantsid, arved. Iga kord, kui ma koma trükin, siis muutub see selliseks ilusaks visuaalseks märksõnaks. Saan siia lihtsalt lisada mingisuguseid andmeid omaenda referentsiks. Lisaks on olemas ka märkmete väli, kuhu saab lisada ka linke. Mis on hea selle jaoks, ma nüüd salvestan selle vaate ära. See on hea selle jaoks, et kui on nüüd tarvis mingile kolmandale saidile, kuhu iganes mingile ressursile linkida, siis see link on täiesti aktiivne, saab siia peale klõpsata ja seda kasutada. Need on siis vaikimisi metaandmeväljad, kõik ennasti täidetud ja kõik ennasti otsitavad ja dokument nende kaudu leitav. Kui nüüd tahame luua enda kohaldatud metaandmevälja, siis klõpsame uuesti siia muuda nupule, kerin natuke allapoole ja siin on koht selle jaoks kohaldatud metaandmete väljad. Klõpsan pluss ja veel kord pluss ja saangi väljale nime anda, näiteks kliendi number. Ja annan talle sisu. Loomulikult saab neid mitu tükki lisada. Vajutan salvesta ja ongi kenasti kliendi number meil siin võrdselt kõigi teiste metaandmetega välja kuvatud. Kui nüüd ei soovi konkreetsele failile ainult sellist metaandmed välja lisada, vaid on vajadused konkreetses kaustas ja võib-olla selle alamkaustades, oleks kõigil failidel automaatselt mingi konkreetne metaandmeväli. Siis läheme näiteks, ütleme siia 2020, läheme siia raamatupidamise alla, ütleme 2020 kausta ja siit ülevalt tööriistaribalt valime meta. Siin on nüüd võimalik luua selline metaväljade template kausta tasemel. Klõpsan siia ja loon mingisuguse uue välja, näiteks arhiivi number. Nüüd saan valida, kas kohaldatakse see automaatselt ka alamkaustadele, et kõik failid, mis on ka alamkaustades, saavad endale külge arhiivi numbri metaandme välja ja kas see välja on kohustuslik. Selle välja täitmine. Nii, salvestame ära. Ja nüüd, kui tagasi siia kausta minna ja mingile dokumendile peale klõpsata, siis on näha, et arhiivi numbri väli on olemas.
kõigil failidel siin kaustas ja nii nagu me määrasime, siis samamoodi ka alamkaustades arhiivi number. Ja siin on lisaks see kliendi number, mille me lõime konkreetsele failile. Nii, täidame selle välja ära ka, lähen jälle muuda vaatesse, arhiivi number ja paneme siia mingi numbri sisse, salvestame, läheme teise faili alla, muudame ja paneme ka siia mingisuguse arhiivi numbri. Nii. Ja nüüd, kui ma lähen jaanuari kausta, siis ma saan valida selle metaandme välja, tulbas välja kuvama sisu. Nii, et vaikimisi siis on meil nimi, märksõnad, kuupäevad, aga kui ma siit ülevalt valin tulbad, siis ma saan neid kohandada. Märksõnade asemel näiteks valimegi arhiivi number. Kuupäeva asemel võib-olla tahame hoopis faili mahtu näha. Salvestan ära ja kenasti kuvatakse mulle kõik need andmed välja, nii nagu ma soovisin. Nii et selles nimekirja vaates on siis võimalik neid tulpasid kohandada, on võimalik luua metaandmete template'i ja on ka kaustapõhist logi võimalik vaadata. Klõpsan uuesti siia faili nimele ja vaatame siia alla, mis siin veel on. Käisime praegu läbi faili eelvaate võimaluse, märksõnade ja erinevate vaikimisi metaandmete andmeväljade lisamise võimaluse ja kohandatud metaväljade loomise kausta tasemel ja faili tasemel. Ja nagu näha, siis kõigest jälle on salvestunud logi. Kui nüüd on tarvis failist uus versioon üles laadida, siis selle jaoks on siin paremal pool nupp lae üles uus versioon. Klõpsan siia, valin ühe faili, näiteks contract2 ja ongi meil loodud uus versioon. See contract2 on nüüd uus aktiivne versioon failist. Metaandmed jäid kõik kenasti samaks ja tekkis uus sektsioon siia teised versioonid, mille all on siis meie originaalfail, mille me saame ükshaaval downloadida, sest ja neid versioone võib siin mitu tükki olla, iga kord, kui ma klõpsan lae üles uus versioon, saan ma uue versiooni laadida. Saan selle sootuks kustutada või ühe nupuvajutusega taastada. Ja taastasin selle jälle aktiivseks versiooniks. Võimalik on seadistada ka meeldetuletusi failile. Siit samast meeldetuletused, lisameeldetuletus või ülevalt tööriista ribalt meenuta. Klõpsan siia peale. Valin mingi kuupäeva, mingi kellaaja. Ja selle aadressi, kuhu ma siis soovin e-mailiga meenutust. Klõpsan meenuta ja meenutus on loodud. Kui ma seda muuta tahan, siis klõpsan siia peale ja saan neid andmeid muuta. Kui ma soovin lisada veel ühte meenutust, siis klõpsan uuesti lisameeldetuletus. Valin mingi muu kuupäeva, näiteks mingi muu aadressi ja mingi muu sõnumi. Klõpsan meenuta ja ongi mul järjestatud 2 meeldetuletust. Kui mul on nüüd tarvis seostada 2 erinevat faili süsteemis, siis see käib nii. Näiteks siia personali alla laen üles mingi täiesti uue faili nimega invoice. Nii, siin ta nüüd on. Ja ma tahan selle siduda selle Adobe arvega, mis mul oli siin raamatupidamise all. Selle jaoks ma klõpsan selle invoice'i peale, kopeerin siit dokumendi unikaalse ID numbri, nagu copy-paste. Lähen uuesti raamatupidamine 2020 jaanuar, mingi ilusam nimi oli see meie fail, klõpsan siit ülevalt muuda, kerin alla ja kleebin selle unikaalse dokumendi numbri seotud failide lahtrisse. Klõpsan lisafail. Ilmub kiri faili seos loodud, siin on ta näha ka, klõpsan salvesta
ja on näha, et seotud failide all on mul siin tõesti nüüd üks invoice. Nii et süsteemi erinevates kaustades olevaid faile on võimalik seostada. Üks funktsioon, mida veel siin faili vaates teha saab, on algatada kooskõlastusring. Klõpsan siia nupule, lisan resolutsiooni ja nüüd valin kas paralleelse või järjestikuse kooskõlastusringi. Paralleelse puhul kõik inimesed, kelle ma siis kutsun dokumenti kooskõlastama, kõik saavad süsteemi poolt samal ajal kutse, pole vahet, kes vastab esimesena, kes teisena, kes kolmandana, pole vahet, kes ütleb ei, kes ütleb jaa, sisuliselt see on nagu hääletus, pärast saab nii-öelda hääled kokku lugeda ja teha otsuse. Järjestikuse puhul on väga oluline see järjekord inimestest, kes kooskõlastusringis on. Kui ma sisestan Johni kõigepealt, siis saadetakse talle kutse dokument kooskõlastada. Ja Jane'ile saadetakse kutse kooskõlastada alles peale seda, kui John on vastanud positiivselt. Kui John on dokumendi kinnitanud, saadab süsteem arve kinnitamiseks Jane'ile. Kui John ei vasta, siis Jane'ile seda ei saadeta ja kui John ütleb ei ja ei kinnita dokumenti, lükkab tagasi, siis samuti süsteem Jane'ile enam dokumenti ei saada, siis on kinnitusring lõppenud ja dokument ei ole kooskõlastatud. Kooskõlastusringi kutsutud inimesed saavad oma otsuse kohta kirjutada ka kommentaari, miks nad seda ei kinnitanud näiteks või kinnitasid. Kõik ilmub siia ilusti ajatempliga, millal kes kinnitas ja missuguse kommentaariga. Nii et faili vaates on meil võimalik siis kasutada samuti dokumendi eelvaate funktsiooni. On võimalik dokument downloadida, kas lae alla nuppu vajutades või faili nimele klõpsates. Saame kasutada metaandme välju, mis on juba eelloodud vaikimisi, saame lisada enda omasid, saame faile seostada, saame lisada faili versioone ja näha siis failiga seotud logi, kes millal mida on failiga teinud. Enne kui räägime failide jagamisest ja ligipääsude andmisest, siis vaatame kasutajate haldust. Klõpsan admin tööriistad sektsioonis olevat halda kasutajad nuppu ja siin on siis võimalik lisada minu firma OÜ tiimile kasutajaid. Lisame kasutaja. Nii, lisame kasutaja. Ja nüüd saadeti sellele aadressile siis Johnile kutse meie tiimiga liituda. Kuna me oleme kõik profiili tema eest ära täitnud, siis ainus, mida ta peab tegema, on võtma selle e-maili lahti, klõpsama seal olevat linki ja valima enda kontole parooli. See on tema kasutajanimi, parooli valib ta ise ja kui ta sisse logib, siis ta näeb firma OÜ konto all ainult seda tiimkausta ja mitte midagi muud praeguse seisuga. Kui e-maili kutse tundub, et ei saabu, siis tasub vaadata Ramps-posti alla, võib-olla on sinna läinud. Aga alati võib klõpsata siia settingute nupule ja näiteks saata kutse uuesti. Siit saab ka muuta kasutajat, kasutaja infot ja eemaldada selle kasutaja sootuks, kui ta enam tiimi liige ei peaks olema, näiteks firmast lahkub. Loomulikult saab tiimis olla palju inimesi, lihtsalt siia pluss kasutaja klõpsates saab luua kohe uue kasutaja. Lisaks sellele on võimalik luua ka kasutajagruppe, grupeerida kasutajaid ja jagada neile siis ressursse grupipõhiselt. Klõpsame siia loo kasutajagrupp. Näiteks loome grupi juhtkond, siia alla saab siis lisada nii selle sama Johni või ükskõik mis teised kasutajad.
loome veel ühe grupi. Kumbagi gruppi praegu kedagi ei määra, et meil on 2 nulliliikmega gruppi ja 1 kasutaja kutsutud meie süsteemi. Tavakasutajad muuseas seda admin tööriistade sektsiooni üldse ei näe, seda näevadki ainult administraatorid. Mis tähendab seda, et kõiki neid tööriistu, mis siit poolt on kättesaadavad, nad kasutada ei saa. Tavakasutaja ei saa hallata kasutajaid, ei saa luua kasutajakluppe, ei saa kasutada prügikasti, näiteks. Prügikast töötab muidugi nii, nagu eeldada võib, olles mingisuguse dokumendi juures ja see ära kustutades kustub see siit küll ära, aga maandub prügikasti. Prügikastis on meil praegu siis üks peateema partnerid, mille me päris alguses kohe siit teemadelt ära kustutasime ja 1 fail. Prügikasti näevad ja saavad kasutada siis ainult administraatorid, tavakasutajal ei ole isegi aimu, et kui ta midagi ära kustutas, siis keegi neid asju veel taastada ja näha saab. Kui on soov prügikast tühjendada, võib klõpsata siia tühjenda nuppu. Kui on soov valikuliselt midagi ära kustutada, saab selle ära selekteerida ja klõpsata kustuta või valida siit prügikasti ikoon. Kui aga soovida midagi taastada, siis selle jaoks on need nupud siin. Klõpsame peale, ta pakub kohe seda asukohta, kust fail viimati kustutati. Klõpsame taasta ja fail on taastatud oma esialgses asukohas siinsamas. Vaatame siis jagamist. Kui me soovime jagada, siis esmalt muidugi valime missugust ressurssi, millisel tasemel me soovime jagada. Ja jagamise loogika on kõigil tasemetel sama, faili tasemel, kausta tasemel, teema tasemel või kui soovime kogu oma konto välja jagada, näiteks juhtkonnale, omanikele, siis ka seal käib jagamine samamoodi. Proovime esmalt faili tasandil. Näiteks seesama PDF-dokument. Klõpsan siia jagamise ikoonile ja saan seda teha. Nüüd saan jagada kas konkreetsele inimesele, valides ka, kas ta saab vaadata ainult süsteemisisest eelvaadet, mis tähendab, et ta isegi dokumenti downloadida, alla laadida oma arvutisse ei saa. Kas ta on vaataja, mis tähendab, et ta saab kasutada nii eelvaadet kui ka dokumendi alla laadida oma arvutisse, või ta on muutja, kes saab muuta metaandmeid ja dokumenti kustutada, kui tal on kaustas muutja õigused. Anname vaataja õigused ja nüüd saame määrata, kas need õigused ka aeguvad. Klõpsame siia aegumise nupu peale ja valime, et näiteks jah, ta saab küll dokumenti vaadata ja alla laadida, aga ainult 27. Klõpsan jaga ja näeme, et siin on välja jagatud. Samuti võime selle välja jagada näiteks tervele grupile raamatupidajad. Anname neile muutja õigused, aegumatult klõpsame jaga. Nii saab siis jagada konkreetsetele inimestele ja kasutajagruppidele faile ja muuta nende õiguseid. Kui keegi enam ligipääsema siia ei peaks, siis võib klõpsata lihtsalt siia prügikasti ikoonile ja eemaldada selle jagamise. Kui tahta see PDF-dokument nüüd ligipääsetavaks teha kõigile, ei pea olema registreerunud kasutaja kõigile, kes teavad selle dokumendi linki, siis me saame aktiveerida avaliku lingi. Saame selle aadressi kopeerida ja näiteks oma kodulehele, Facebooki, kuhu iganes panna, e-mailiga saata. Kõik, kes seda aadressi teavad, saavad downloadida nüüd konkreetselt seda sama faili. Muud midagi nad ei näe, aga seda faili saavad downloadida. Ka sellele saab aegumise külge panna, näiteks, et see avalik link toimib, aga ainult homseni. Väljun siit ja on näha, et nüüd see ikoonike siin jäi põlema, see tähendab, et see ressurss on välja jagatud. Nimekirja vaates on hea ülevaade nii, millised ressurssidest on välja jagatud. Aga see oli nüüd ainult faili tasemel jagamine, loomulikult me saame välja jagada näiteks kogu 2020 aasta kausta ja loogika on täpselt sama. Klõpsan siia peale, valin, kas see on inimesele või tervele grupile
missuguste õigustega, seejuures muutja siis saab sellest kaustast ka faile kustutada ja juurde lisada, kas see aegub ja nii edasi. Kui me aktiveerime avaliku lingi, siis on võimalik sellelt lingilt zip-failina kogu see kaust alla laadida ja kõik seal sisalduv. Kui soovime kogu raamatupidamise teemat välja jagada, siis lähen hiirega siia peale, klõpsan hammasratta ikoonile ja jaga. Näiteks raamatupidamise kausta või selle teema jagame välja kõigile raamatupidajatele muutja õigustes. Ja tehtud. Ja kõige kõrgem tasand on siis firma enda tasand, konto tasand. Kui ma nüüd soovin välja jagada kõik, mis mul siin konto all üldse on, siis ma klõpsan siia admin tööriistade all veel tööriistu, jaga. Ja nagu öeldud, siin on siis jaga roll, firma OÜ, saan kõik oma andmed välja jagada, näiteks juhtkonnale, muutja õigustes, jagan. Ja sellega nüüd said kõik juhtkonna liikmed endale õiguse olla selle konto lisaadministraator. Ka nemad näevad nüüd kõik seda admin tööriistade valikut siin. Sest nad on ka siis muutjad, nii et nad saavad nii näha kui muuta ja kasutada kõiki neid samu tööriistu, mida siis see põhiadministraator või konto nii-öelda maksev omanik. Niisiis jagamine faili tasandil, kausta tasandil, teema tasandil ja kogu konto tasandil on olemas. Siin administraatori tööriistade all on veel ka ülevaade ligipääsudest. Kui ma siia klõpsan, siis ma näen, kellele üldse minu süsteemis on mingisugused väljajagamised tehtud. On näha, et avalikke linke oleme aktiveerinud 2 tükki, 2020 ja PDF-dokument on välja jagatud kui avalikud lingid. Siit on võimalik seda kohe hallata, näiteks eemaldada see avalik link, deaktiveerida või vaadata kasutajate põhiselt, kellele on millised ligipääsud. Klõpsan inimesele peale ja on näha, et jagatud kõigiga sinu tiimis on tal siis tiimkaust ja seal on tal muutja õigus, ehk ta saab lisada ja muuta selle dokumente. Aga ühelegi muule ressursile tal ligipääsu ei ole. Johnile oleme jaganud spetsiifiliselt ainult talle selle PDF-dokumendi. Muule tal ligipääsu ei ole, kaasa arvatud ei ole tal ligipääsu ka meie tiimkaustale, sest ta ei ole meie tiimi liikmena loodud, vaid ta on lihtsalt üks kasutaja, kes oli juba olemas, võib-olla mingi muu firma inimene hoopis, nii et ta ei kuulu minu tiimi, aga ma olen talle lihtsalt jaganud selle konkreetse dokumendi. Metainfo võimaldab siis ülevaadet kõigist kohaldatud meta-andmeväljadest, mis siis kasutajad on ise loonud süsteemis. Ükskõik mis failide või kaustade all on, ükskõik kus nad on, siin on siis ühtne nimekiri kõigist nendest väljadest ja nende nimetustest. Kui mõni neist ei ole enam relevantne, võib selle täiesti kustutada või siis lihtsalt muuta. Kui keegi tegi kirjavea või lihtsalt on vajadus muuta seda väljanime. Ja konto tasemel logi näitab siis, kes on loonud mingeid uusi gruppe, kes on loonud uusi kasutajaid, kes on kustutanud mingeid kasutajaid või siis teemasid ehk et peakaustu. See on siis konto kõige kõrgema taseme logi. Näitan ka otsingut. Otsing on alati algab siit samast väljalt, aga otsinguid on tegelikult 2 tüüpi. Kui ma siia hakkan kirjutama invoice, siis ta pakub mulle kohe ühte invoice vastet, sellepärast et reaalajas otsing otsib faili nimedest ja metaandmestikust. Küll aga mitte dokumendi sisust. Nii et kui ma nüüd kirjutan lõpuni ja vajutan otsingu nuppu, siis leiab süsteem tegelikult 3 faili ühe asemel. Ja kui näha, siis ainult ühes on dokumendi nimes sõna invoice, teistes dokumendi nimes ega ka metaandmetes sõna invoice ei ole.
leiab süsteem need siis sellepärast, et tegemist on OCR sisuotsinguga, mis toimib nii PDF-failidele kui ka piltidele, nagu näha, see on PNG fail, aga siin kuskil järelikult on kirjas invoice, jah, siin ongi, tegemist on screenshotiga, kus on invoice olemas. Ja siin on loomulikult invoice dokumendis kenasti olemas ka siin. Otsingu tulemusi on võimalik siis filterdada ainult faili nimest otsides, ainult kausta nimest otsides, meil selliseid kaustu ei ole, ainult metaandmetest otsides, faili sisust otsides, kõigi nende failide sisus on siis olemas sõna invoice ja ainult märkmetest otsides. Lisaks on võimalik klõpsata täppis otsingu nupule, määratleda kuupäeva vahemik, mille seast otsitakse, valida faili laiendid, nii et ainult faili tüübid, ainult PDF-ide seast näiteks otsitakse, konkreetse märksõna seast allkirjastajad või siis enda loodud metaandmevälja numbri järgi. Nii et otsingu võimalusi on palju ja otsing on väga võimas. Nii. Nimekirja vaatest on räägitud, kaustade allalaadimine käib siit nupust. Süsteem moodustab jälle zip-faili, pakib kogu selle struktuuri sinna all kokku ja laadib teile alla. Faili detailvaade, kus on võimalik seada meenutusi, loomulikult ka jagada, muuta metaandmeid, seostada faile, luua lisaversioone, laadida faili alla, kustutada, algatada kooskõlastusring, laadida uus versioon ja kui nüüd see ressurss, see dokument ise või kaust, millest ta paikneb, on välja jagatud ja on reaalne võimalus, et 2 inimest töötavad sellega samal ajal, siis saab üks neist, kes siis esimesena tööd alustab, klõpsata, lukusta fail, see nupp ilmub ainult siis, kui dokument on välja jagatud. Kui ma selle faili nüüd lukustan, siis kõik teised kasutajad näevad siin üleval prominentset oranži bännerit, kus on kirjas, et kasutaja, et minu nimega kasutaja on siis parasjagu dokumendiga toimetamas ja kui ma seda ise lahti ei lukusta, siis 6 tunni pärast lukustab süsteem selle dokumendi automaatselt teistele jälle lahti. Ja see, et dokument on lukus, tähendab seda, et eelvaadet saab ikka vaadata, faili saab alla laadida, aga ei ole võimalik uusi versioone lisada ja no ilmselgelt see prominentne bänner siin selgitab inimestele, et ei ole mõtet hetkel selle dokumendiga ise tööd teha, sest keegi teeb seda parasjagu ja keegi ei taha mitut paralleelversiooni tekitada. Lisaks sellele, et mul on siin firma OÜ, saan ma tegelikult erinevatele kas füüsilistele firma asukohtadele või tütarettevõtetele või sidusettevõtetele luua alamkontod. Kui ma siia peale klõpsan, siis on näha, et mul tegelikult on siin nii Acme, Folderit Support, Vendele Industries, need kõik on justkui erinevad firmad või erinevad mingisugused geograafilised lokatsioonid. Klõpsan Folderit Supporti peale, näen, et see üldine struktuur on sama, aga see on tühi, siin ei ole ühtegi faili. Klõpsan Acme Corporationi peale ja näen, et siin on hoopis teised failid kui meie firma OÜ konto all. Niisiis on võimalik luua mitu rolli või mitu alamkontot, seejuures on kõigil eraldi ja erinevad alamkasutajad ja kasutajagrupid ja administraatorid. Näiteks siin firma OÜ all lõime, eks ole, selle ühe kasutaja testime 123, kui ma lähen kuhugi Acme alla ja vaatan halda kasutajaid, näeme, et siia polegi lisatud veel ühtegi kasutajat. Samas kui Vendele Industry all ei ole ka loodud ühtegi kasutajat. Aga kasutajagrupid on natuke teistsugused. Kui ma klõpsan siit halda rolle, siis siin on võimalik neid lisarolle luua, pluss roll klõpsates, saan anda talle rolli nime. Igale rollile genereeritakse unikaalne sisse tulev e-maili aadress, see oli siis see aadress, mis saadab e-maili manused
inbox'i vastava konto juures, on võimalik kogu konto mahtu näha, on võimalik kogu konto sisu alla laadida, klõpsates siia, küsib korraks parooli üle ja siis pakib zip-failina kokku kogu struktuuri, mis teil süsteemis on. Siin jagamine on täpselt seesama asi, oma konto jagamine. On võimalik ka konto nime siis muuta ja mõnele administratiivtööriistale ligi pääseda ka siit kaudu. Profiili all on võimalik siis valida keelt, lähiregioonist on nii Soome, Läti, Leedu, Vene, kõik ennast olemas, kuni siis Jaapani ja Koreani välja. Saab valida oma ajatsooni, muuta oma salasõna, hallata ja vahetada oma pakette. Siin näeb nimekirja kõigist süsteemi genereeritud arvetest, kui need ka on automaatse tellimuse, krediitkaardi tellimuse puhul genereeritakse automaatselt ja saadetakse ka meilile, aga siin on samamoodi ajalugu. On teavituste sätted, ehk et on võimalik siis endale tellida teavitus, kui keegi kaastöötaja teeb mida iganes teie süsteemis. Näiteks, kui keegi lisab uue faili, siis ma saan tellida sellest kohe see teavituse, kohe saadetakse mulle e-mailiga teavitus, et see kasutaja laadis üles sellise faili. Kui keegi uuendab mõnda faili, jälle saan tellida, et kohe sellest teada saaksin. Tõenäoliselt see ei ole enamasti praktiline, nii et võib-olla ei taha igast uuest failist teada saada, klõpsame siia ära saada ja nüüd ei saadeta selle kohta teavitust üldse. Logisse jäävad need jäljed loomulikult alles. Kui keegi uuendab faili, jälle ei taha teada saada. Kui keegi kustutas faili, olgu, võib-olla tahan teada saada, aga mitte iga päev, inimesed ju, paljud kaastöötajad kustutavad palju faile võib-olla, aga ma tahan grupeeritult üks kord nädalas näiteks, siit ma valin, mida see grupp tähendab, kas igapäevaselt või iga nädalaselt, ütleme igal esmaspäeval kell 10 soovin, et tuleks mulle koondmeil kõigist failidest, mis on kustutatud, millest on lisatud uus versioon ja nii edasi, nii et 3 sellist tasandit, et ma ei taha sellest üldse mitte kuulda, tahan kohe kuulda või tahan üks kord nädalas või üks kord päevas saada koondmeilina teavitused. Ja nagu näha, siis peaaegu kõik funktsioonid on kaetud. Loomulikult, kui kooskõlastusringi teavitusi ilmselt soovitakse kohe saada või kui keegi andis mulle mingisuguse ligipääsu. Ja siia saan valida ka tegelikult teise e-maili aadressi, see ei pea olema minu konto ja minu põhi-e-maili aadress, võib-olla ma tahan teavituste jaoks kasutada mingisugust muud süsteemi, kas või oma Gmaili aadressi, mis iganes. Siis panen selle siia sisse ja salvestan muudatused. Olemas on ka API, nii et kes soovib integreerida olemasolevate süsteemidega või teha mingit oma automaatikat, siis see küll eeldab programmeerimisarenduse-oskust, aga põhimõtteliselt on meil API liides siin olemas. API võimalus. Nii, ma arvan, et sellega on nüüd kõik läbi käidud, vaatasime otsingut 2-tasandilist, vaatasime neid tööriistu, mis on saadaval nimekirja vaates, vaatasime, kuidas neid tulpasid saaks ümber nimetada või kasutada erinevaid andmevälju, mida siin välja kuvada, kuidas luua metaandme malli kaustapõhiselt ja kuidas failipõhiselt, mida logid teevad, kuidas neid kasutada, kuidas luua uusi kaustu, kuidas importida dokumente, nagu faile kindlasti nägite, et saab siis faile laadida üles palju korraga. Nii palju, kui teil siis parasjagu faile on, kas või sadu faile korraga, kõik lähevad kiiresti kenasti siia süsteemi üles ja hakatakse neile genereerima siis eelvaate faile. Lähme uuesti siia meie firma OÜ alla. Vaatasime detailvaadet. Kus olid siis metaandmed, seotud failid, teised versioonid, logi, meeldetuletused, kooskõlastusring. Ja kui me läheme siit sammukene tagasi siia jaanuari kausta, siis on näha, et see kooskõlastusringi staatus näidatakse välja ka nimekirja vaates hetkel, see on siis ootel. Kui see on roheline, siis on dokument kinnitatud ja kui on punane, siis on muidugi tagasi lükatud.
ja sellega on tegelikult folderid nüüd kaetud ja teile ette näidatud. Loodetavasti teile meeldis ja kui teil on mingeid küsimusi folderite kohta, siis võtke kindlasti ühendust aadressil support@folderit.com või mõnel muul meie kodulehel näidatud kontaktil. Kõike head!